Tere päevast kõigile, rõõm teid näha ja minu nimi on Marko Kaljuveer ning täna me räägime meediast. Sest olgem ausad, meil on ju igalühel oma kokkupuute meediaga ja me arvame, et me teame meediast hästi palju, me suudame meedias sõna võtta, meediat vaadata, meedias olla, meedias rääkida, ehk tegelikult meedia ümbritseb meid kõikjal. Aga võtame fookuse ja ma räägin siis oma praktikast, oma isiklikust kogemusest, kuidas õpetada meediat Kohila gümnaasiumi näitel. Sest meedia on ju see, kus ma olen väga pikka aega töötanud ja meediatööd ma olen teinud aastast 1989 ning täna on siis elutee mind viinud Kohila gümnaasiumi koolijuhi ametipostile, ehk siis ma olen Kohila gümnaasiumi direktor ja võtan siis kogu oma kogemuse kaasa sellest meediamaailmast, kus ma olen olnud. Ja siin on siis kolleegid ka, kellega ma olen aastakümneid koos töötanud ja intervjuusid ja saateid ma olen teinud lugematul hulgal, ei ole isegi neid kokku lugenud, aga see kõik on mind õpetanud meedia sees olemist, meediast väljaspoole rääkimist ja nii edasi. Et tõepoolest olen aastast 1989 kuni 2014 töötanud Eesti Televisioonis, mis hiljem oli Eesti Rahvusringhääling, reporterist toimetajast tõusin seal sporditoimetuse juhiks ja sporditoimetuse juht ma siis olin pärast legendaarset Toomas Uba ja omal ajal mind siis ka Raul Rebane võttis tööle, nii et sellise suured legendid olid minu ees, kelle pealt ma väga palju tegelikult õppisin ja kes mind aitasid ja näitasid tegelikult teesuunda kätte, kuidas meedias toimetada, kuidas meedias ennast väljendada ja kuidas oma sõnum kiiresti kohale viia. Pärast Eesti Televisioonist lahkumist ma töötasin Postimees Grupis. Ligi 6 aastat olin seal Postimees Grupi peaprodutsent, tegin suuri projekte. Ja kui ma kokkuvõttes vaatan tagasi, siis meediakarjäärile, siis käisin kohapeal 12 olümpial alates Atlanta 1996 ja viimane olümpia oli Pekingi taliolümpia 3 aastat tagasi. Ja selle ma tegin just siis Kanal 2 Postimees Grupi all. Ning pärast meediast väljumist, kuigi ma meediaga ei ole sidet senimaani katkestanud, siis ikkagi töötan ma täna haridussüsteemis juba alates aastast 2022. Saue koolis andsin tunde, olin vene keele õpetaja, andsin oma kogemust õpilastele ja aastast 2023 olen Kohila gümnaasiumi direktor. Uus amet, uued väljakutsed, aga ausalt öeldes, kui oled inimestega suhelnud ja juhitööd teinud, siis üleminek meediast haridussüsteemi on olnud suhteliselt valutu. Eks see kogemus aitab, vanus aitab ja kõik, mis tegelikult selles töös vaja läheb, sest nii meediatöö kui ka juhitöö, siin on üks märksõna, suhtlemine. Et üks asi, sa võid ka Excelite järgi toimetada ja peadki toimetama, olema kõik asjaaja, projektijuht, bürokraat ja oled ka ütleme, kõik need kokku, need teemad, aga üldiselt ikkagi inimestega suhtlemine on kõige tähtsam ja see ongi meedia suur nagu roll ja abi, mis ma olen saanud, et olla täna Kohila gümnaasiumi direktor. Millest me siis täna räägime? Mis on meedia ja mis on ajakirjandus? See ei ole niisama lihtne, et mulle tundub, et need kaks sõna aetakse võib-olla natuke segamini omavahel. Ja meediastumine, mis see endas kujutab ja üldse, kuidas siis meediaharidust koolis õpetada, sest see haridus läheb järjest tähtsamaks, et harida meedia vallas inimesi. No ajakirjandus on osa meediast, kus liiguvad kontrollitud faktid ning on toimetatud tekst, mis siis teenib avalikkust ja ühiskonda. Et ajakirjandust teevad profid, ajakirjanikud, kes saavad sellest palka, kelle tekst on toimetatud, kontrollitud, arutletud, kes teevad sellega suurt tööd, et oma sõnumit viia avalikkuse ette. Ja meedia on siis sisuliselt kogu see info, mis liigub meediakandjatel, mida saab kuulata, mida saab vaadata ja lugeda. Et ilma meediumita me oma sõnumit kohale ju toimetada ei saa.
ja nagu ma mainisin ka, et meediastumine on tänapäeval väga suur trend ja mul on ka ees see meediakultuuri raamat, mida soovitan ka paljudel vaadata. Sest meedia vormib ju meie igapäevaelu ja sotsiaalseid institutsioone ja nagu on öelnud ka Andreas Hepp, kes on siis Saksa meediauurija ja Bremeni ülikooli professor, et meediastumisest on kujunemas 21. sajandi üks mõjukamaid ühiskonnakäsitlusi. Me ei pääse sellest üle ega ümber. Ja meil ka on ju meediaõpe viidud ju koolidesse, väga selge, ja see on väga vajalik, tänapäeva nõue, sest meedia on ju kasvav trend ja mitmekesistumine, et kui vanasti siis ütleme 70-ndatel ja 80-ndatel näiteks oli televisioon, raadio, ajaleht, mis siis võrdus avalikkus ja pakkus sulle ka meelelahutust, lisaks uudiste kõrval siis tänapäeval on tulnud ju kõik need uued sotsiaalmeediumid, Facebook ja X, endine Twitter, veeb, e-post, mobiil, kõik see ja on rikastanud seda meedia arvu ning on tekkinudki meediaelukutsed, sest inimesed töötavad ju arvutiga ja suhtlevad läbi meediumi, ka telefon, tavaline telefon on üks meediumi vorme. Ning kui me räägime haridusest, siis me saame ka rääkida suurel määral meediaharidusest, sest kas me üldse kujutame ette tänapäeval koole või ülikoole väljaspool kommunikatsioonimeediumi. Nii et oleme jõudnud sellisesse faasi ja, ja sel aastal siis kevadel on loodud ka meediaõpetajate liit, sest meil on küll ajakirjanikke palju ja neid, kes tunnevad ennast meedias nagu hästi, aga meil tegelikult selliseid koolitatud meediaõpetajaid iseenesest ei ole ja siis initsiatiivgrupp, mina sinna ei kuulunud, kusjuures ma samamoodi tulin kuulutuse peale nagu sinna kohale. Loodi siis meediaõpetajate liidu eesmärk on, et meediaõpetuse arendamine, õpetajate koolitamine ja meediapädevusalase teadlikkuse tõstmine. See kõik, millest ma siin ka eelnevalt nagu rääkinud, et see on vaja nüüd ka koolis tegelikult läbi viia ja võimalikult professionaalsel tasemel. Sest tõesti, ega õpikuid ja raamatuid kui sellist ju ei ole. Tartu Ülikooli ajakirjandusteaduskond, ma ise olen ka lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja olen ikkagi nendega väga koostöine ja sealt on mu siis see akadeemiline haridus pärit ning kui nüüd tulla siis üldhariduskoolidesse, siis meediaõpetajate liidu eesmärk on luua ka õpetajate koostöövõrgustik, et omavahel infot jagada ja tõsta ju teadlikkust ühiskonnas toimimisest ning toetada õpilaste kriitilist mõtlemist ja selle arendamist. See kõik on eesmärgiks võetud meediaõpetajate liidult ja no ma rääkisin, see loodi siis kevadel, suve hakul, 13. juunil sel aastal ja 40 õpetajat on siis seal koos koolitöötajad ja meediavaldkonna esindajad ja kogunesime siis ka Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumisse, et osaleda siis liidu esimesel arenguseminaril. Inimesi oli palju koos ja ka meediamajade esindajad, Postimehest oli ja ERR-ist olid esindajad, käisid seal rääkimas, et meediaõpetajad kohtusid siis praktikutega. Ja kus arutati, kuidas edendada meediapädevust koolidesse ja kujundada värskelt loodud liidu tulevikusuundi. Nii et asi on võetud nagu siis sügavamalt nagu ette ja see on väga tähtis, ma leian, et meediaõpetajad omavahel suhtleksid, jagaksid infot, sest tõepoolest, kui matemaatikaõpikud ja geograafiad ja kõik on nagu välja arendatud ja kõik teavad, kuidas see õppekava välja näeb, siis valikainena meediaõpetus, mis on paljudes üldhariduskoolides, siis seal ju sellist kirjandust kui sellist tegelikult ei ole, et igaüks vaatab ise ja teeb oma kogemuse pealt seda meediatunde. Et hea on natukene fokusseerida oma tähelepanu ja jagada infot tegelikult omavahel, et siis muuta see meediaõpetus koolides järjest professionaalsemaks ja et see meediaõpetus leiaks tõsiselt oma koha, sest õpilased on tegelikult väga avatud ja tahavad kuulata, kuidas üldse toimetada selles sotsiaalmeediamaailmas ka, kus nad ju väga usinasti toimetavad ja seal on omad reeglid ja kuidas üldse valefakte ja õigeid fakte eristada omavahel ja kõik, mis võiksid kaasneda juriidilised küsimused, kuidas videosid omavahel jagada ja levitada.
nii et ma tulin siis aastal 2023 Kohila gümnaasiumisse, vaatasin kogu olukorda ja tekkis kohe esimene mõte, et siia tuleks valikainena tuua sisse meediaõpetus. nii et see oli suur väljakutse, aga noh, sean endale eesmärgi ja hakkan vaikselt selle suunas liikuma, sest ega pääsu pole. kui tahad arendada kooli ja teha kooli tänapäevasemaks, tänapäevasele nõuetele vastavaks ja kui meedia meid igal pool ümbritseb, kõikjal, siis meediaõpetus on vaja hakata arendama. raha, et on vaja leida ju õpetajaid, hea küll, minu näol oli olemas üks õpetaja, aga no ma ikkagi juhin kooli ja minu põhitöö ei ole õpetamine. aga siiski ma nagu leidsin selle ressursi või selle aja, et ma ikkagi käiksin ja jagaksin oma kogemust. aga igal juhul oli vaja ka vahendeid muretseda ja ostma hakata ja ka teisi õpetajaid oli vaja ka. nii et siis ma kirjutasin projekti Erasmusele, Erasmus plussile, et arendada õpilaste meediapädevust, oskusi, teha siin ka saateid, teha kõiki sellist meediaalast tööd koolis või rääkida õpilastele, kuidas seda tehakse. et selleks on mul vaja nagu vahendeid ja Erasmus pluss kirjutasin projekti ja sain toetuse, kaheaastase toetuse, millega ma siis alustasin kogu seda meediaõpetust ja selle projekti pealkiri oli Tegijad meediast tulevad Kohilast. no see oli muidugi Kohilas täiesti midagi uut, sellist asja ei olnud enne tehtud, aga mu eesmärk seda oli teha ja vaikselt hakkasime siis tööd tegema. ja esimesse meediatundi registreerus lausa 29 õpilast. et ka uudishimust tuli väga paljud kohale, et vaadata, mis see endast üldse kujutab. ja enne ma siis hakkasin ka uurima, et kuidas leida materjali ja hakkasin koostööd tegema Tartu Ülikooli ajakirjandusteaduskonnaga, et saada sellist akadeemilist tuge veel juurde, et ma võtsin ka oma vanad konspektid välja, et kuidas tehakse intervjuusid ja kuidas avalikult esineda ja kõiki neid suulise ja kirjaliku kõne erinevused ja kõik need teemad, mis tegelikult võiks puutuda, võiks noori huvituda. Nendega ma vaikselt hakkasin nagu tööd tegema ja võtsin hästi palju muid materjale ka veel juurde, et teha tööd õpilastele võimalikult huvitavaks ja me tegime ka õpilastega seda, et siis ma lubasin neile, et me läheme Eesti Rahvusringhäälingusse, uudiste ja sporditoimetusse, mida me ka tegime ja me ka läksime, et ka võtsime käigu ette Delfisse, kohtusime peatoimetajaga, nii et ERR-is kohtusime Anvar Samostiga, uudiste ja sporditoimetuse juhiga ja Delfis kohtusime Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmas Oonvaldiga ning käisime ka Teletornis ja oleme ka Õhtulehe toimetuses käinud Martin Šmutoviga kohtumas, nii et selline näitamine, kuidas praktikut või praktilist tööd tehakse meediamajades, et noored näeksid ja katsuksid siis nii-öelda seda tegelikku elu. ja õpetajad ma leidsin siis tõesti Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist, oli ka õpetaja Delfist, ajakirjanikest, kes on igapäevaselt teevad meediaga ajakirjandustööd ning siis selle tulemusena lõime koolis digilehe, koolikaja. ma ostsin ka siia 6 digiekraani, kus on meie kooli ajaleht kogu aeg nagu kuvatud. iga kuu siis andsime ühe numbri välja siiamaani tegelikult ja noored siis ja koolitöötajad saavad lugeda, mis toimub Kohila gümnaasiumis läbi oma koolilehe. ja tegime ka podcast'i Koolikaja ja kohe hakkame ka videopodcast'iga tegelema sel sügisel ning loomulikult siis kõik need infod, mis vajalikud on Instagramis, Facebookis, mis on ka väga paljudes koolides muidugi olemas. ja kodulehte tuleb, siis ilmub ka siis meie alast informatsiooni. et nüüd, et ka teile natuke anda sellist näpunäited või ütleme nagu abi, et kuidas siis meediatundi üles ehitada, et ma ka ise vaikselt nagu nuputasin ja mõtlesin, et kuidas noortega suhelda, et kas rääkida siis nagu sellist üldteoreetilist juttu või kuidas üldse seda tundi üles ehitada, sest noored, ega nad on sellised no väga kiiresti reageerivad, kui tund on igav või kuidagi ei paku huvi ja võib-olla esimeses tunnis ma siis küsisin, et kõigepealt, miks te tulite üldse meediat õppima?
noh, uudishimust ja tundus vahva ja kõik need ja siis ma küsisin, et aga hea küll, kas te eile vaatasite Aktuaalset Kaamerat või no vaatasin, kuidagi oli see vaikus, mõtlesin, et tõstke käsi, kes vaatas eile Aktuaalse Kaamera uudiseid. mis te arvate, mitu kätt tõusis? vastus on väga lihtne, mitte ühtegi. siis ma sain aru, et okei okay, et mul on vaja tegelikult väga suur töö ära teha. ja selle meediaõpetuse üks selliseid vähemalt minu eesmärke on ka see, et tuua nad ikkagi sellisesse peavoolumeediasse. et mul vahet ei ole, mida te vaatate, et kas Aktuaalset Kaamerat või Kanal 2 uudiseid või TV3 uudiseid või midagi, et nad natukene tuleksid sealt oma sotsiaalmeediumist välja nagu peavoolumeediasse, et ega vaadata seda nagu suurt elu. ja siis ma küsisin, et kes on olnud täna TikTokis, tõstke käed. no palju käsi tõusis? Enamus arvasite õigesti. enamus tõstsid oma käed ja ma ütlesin, see on väga okei, see on täitsa tipp-topp, see ongi teie meedium, see ongi tegelikult, kus te oma suhtlust teete, mu selle vastu ei ole mitte midagi. aga lisaks nendele TikTokidele ja siis Facebookidele, no Facebookis on tõsi vähem, aga nad on, ei ole nii, et ei ole. ja Instagramis, et vaadake ja lugege ka igapäevast sellist nagu ajakirjandus, mida pakub ka ERR-i portaal ja nii edasi, et tuleksite natukene kursis, sest kui te tulete juba siin meediaga tutvust tegema, siis oleks väga tore, kui te nagu loeksite ka ajakirjandust läbi meedia, et see harib teid ja sellega saate täpselt teada, millega tegeldakse üldse nagu Eesti ühiskonnas. no vot nii. ja kui ma noh, kuna ma olen uudiste valdkonnast ju ise tulnud, siis loomulikult ma keskendun ka sellistele uudistele, aga noh, meie leht koosneb mitte ainult uudistest, vaid seal on oma juhtkiri ja nagu üks korralik meediaväljaanne olema peab. oma arvamuslugudega, uudiste rubriigiga, ristsõnad, naljad, arvamus, kõik lood, kõik nagu peab. ja siis ma nagu esimesena võib-olla rääkisingi täpselt sama, nagu ma ka teile siin alustasin seda vestlust, et mis on ajakirjandus üldse ja mis on meedia, et kas nad on sama või nad on erinevad asjad, natuke nagu mediteerisime, rääkisime nendel teemadel ja tõin samasuguseid näiteid. et viia nad natuke nagu teemasse rohkem sisse. ja selle arutleme, ütleme, üks tunni ülesehitus ongi, et natuke arutad seda, kui on alustuseks või esimene tund näiteks meedias. ja teiseks, kuidas kirjutada üldse uudist, et Tiit Hennoste ja Marju Himma ja kõik on neid pikalt rääkinud siin Tartu Ülikoolist õppejõud ja doktoritööd teinud inimesed, et on uudist lahatud ette ja taha, aga kui sa tahad koolilehte teha, koolimeediat teha, siis sa pead õppima ka kirjutama uudist. no vot, uudise kirjutamise põhimõtetest natukene siis tegin esimeses tunnis väikest juttu, rääkisin, mis see kõik on ja mis reeglitele vastab, mis küsimustele vastab ja nii edasi. ja siis sai ka ülevaade võtta tänastest uudistest, et oleks inimestel, noortel ülevaade, mis tegelikult täna meedias toimub. noh, ilma rahata saame võtta ERR-i uudiseid, aga kuna mul on Delfi ja Postimehe ja need kõik kasutused olemas, siis ma sain ka õpilastega jagada, et nad vaatasime ka nagu siis erameedia uudiseid, ega seal erameedia, ütleme Delfi või Eesti Päevaleht ei erine avalik-õigusliku uudistest, sest uudis on ikkagi uudis. noh, kollased uudised on ka, on ju, aga noh, ma nagu nii spetsiifiliselt alguses ei läinud, et ma tahtsin, et noored ise eristaksid uudist sisuturundusest ja saaksid aru, mis see uudis tegelikult endast üldse kujutab. ja noh, selge, et siis tuleks teha nagu tööd gruppides ja võtta väike kokkuvõte ja vot niimoodi siis nagu noortega siis võiks üks selline tund ette näha, et noh, järgmised on see, et järgmised tunnid, kui me siin arutasime, õppisime, nad lugesid eelmise päeva näiteks uudiseid, noppisid välja oma lemmikrubriigid ja vaata siis esitasid ja rääkisid sellest ja siis me arutasime sel teemal. ja et asi oleks alati nagu teooriast järgneks praktikale, siis oligi vaja hakata kohe lehte tegema. et kuidas siis tegelikult lehte teha ja siis määrasin, kes on siis peatoimetaja ja kes on näiteks uudiste rubriigi nagu tegijad, et me natuke jagasime
gruppidesse, et keegi oli arvamustoimetus nii-öelda kohe ja keegi tegi nagu meelelahutusrubriiki koos ristsõnade ja, ja, ja naljadega ja intervjuudes mõtlesime ju kooli õpetajatest, et tutvustada õpetajaid koolile. et vot selline üks näide, kuidas võiks meediatunni ülesehitus välja näha, aga noh, seda saab alati teha ja siis ma mäletan, et üks Delfi ajakirjanik, kui ta käis õpetamas meid siin, ütles ka, et tekkis juba selline äge toimetuslik õhkkond meediaklassis, et arutleti ja natuke vaieldi isegi, et see on väga tore, kui sinnamaani välja jõutakse. et sa näed, et noored teevad tööd ja noh, ideid tunniks, kuidas võiks veel mida ette võtta, et siis kuna avalik esinemine on tähtis, nad tegelikult tulid ka, ma küsisin noh ajapikku ka, et noh, et mida te soovite ja kuhu suunas me võiksime liikuda ja siis see avalik esinemine on neile selles mõttes ka tähtis, et see on väga praktiline, et see, et kui sa tunnis ka vastad suuliselt, see on täpselt samasugune avalik esinemine, et sa oled ära õppinud midagi ja nüüd sa pead oma sõnumi ja toimetama siis õpetajani ja teistele õpilastele samamoodi. et ennast nagu selgeks teha, ennast nagu arusaadavaks teha, et ka sellel ma peatusin ja jagasin siis oma kogemusi nagu no ütleme nippide kaupa, et kuidas sa teeksid oma kõne võimalikult või siis ütleme tunnis vastamise võimalikult täpseks, sa tead vastust, aga et veel paremini esitada ennast. et mis on siis esinemise eesmärk, rääkisin, on ju, et kuidas sa informeerid ja kuidas sa veenad inimesi ja samas iga esinemine on ka mingil määral meelelahutamine ühest küljest, on ju. et sa ikkagi teeksid seda nagu mõnusalt, et kõik need nipid ja teatud trikid kõik nagu sai nagu noortele räägitud ja ma siiamaani seda nagu teen. et sinu kõne või sinu vastus noortele oleks inspireeriv. nii, ja kuna ma ise olen ka õppinud tegelikult Fredrikstadis Norras, Norra ajakirjanike instituudis, siis seal käis üks CBC või CBS-i üks Canada Broadcastingu siis õpetaja või nagu esinejate koolitaja, kes õpetamas, kuidas tehakse intervjuusid, kuidas anda intervjuusid. et seda siis ma ka annan nagu edasi, et see intervjuude tegemine, kui sa meediatunnis oled, on ju üks tööriistu, kuidas saada infot kätte, sa pead küsima ja sa pead inimese rääkima panema. vot see, et kuidas siis nagu need, mis sealsed siuksed nipid on ja mida tuleb arvestada, et kuidas küsida, mis on avatud küsimus ja mis on suletud küsimus ja kõik need siuksed asjad, millega ma olen ju elus Eesti Rahvusringhäälingus ja Kanal 2-s nagu kokku puutunud, et see on sinu noh, tööriistakast ja samas, kui sa teed intervjuud, siis hea on teada ka, kuidas anda intervjuud, et nad on nagu omavahel tegelikult seotud. et sina peaksid tegelikult olema ka intervjuu andja kingades ja tunnetama seda pinget, kui keegi tuleb ja pistab mikrofoni ja kaamera sulle nina alla. tänapäeval on see väga lihtne ju, sest meid ümbritseb ju sotsiaalmeedia kõik. et seda ja mida ma nüüd siis nagu uut teen siin, kuna on kohalike valimiste aasta ja me oleme Kohila vallas ja on kohalikud valimised, siis me teeme noortega valimisdebati 9. oktoobril ja oli siis nüüd see uus meediaklass, kes siis nüüd alustas sel õppeaastal. meil on praegu on meil 16 inimest ja siis ma ütlesin, et teie oletegi tegelikult see saatemeeskond, et kes hakkab seda valimisdebatti läbi viima. et ma olen elus ju neid paljusid, kas erinevaid saateid teinud ja meeskond on olnud koos, siis nüüd me mõtleme välja, hakkame selles suunas tööd tegema, et mida küsida. ja vastajateks on siis need valimisliidud ja erakonnad, kes osalevad valimistel Kohila vallas. Need on kokku 7, nad tulevad 9. oktoobril meile siia Aurasse ja ma valisin siis sel nädalal välja ka 3 noort inimest, kes on siis moderaatorid või saatejuhid. on olemas ka proff-kaameramees, režissöör, kes tegelikult paneb kogu selle otse materjali Youtube'i. me teeme 1,5-tunnise valimisdebati, no ütleme, see oleks siis valimisdebatt a la nagu Esimese stuudio variant noortele.
ja nüüd me hakkame siis selles suunas väga-väga tihedalt tööd tegema. et me teeme ka siin Kohila noortekeskusega tööd, nad tulevad samamoodi appi aitama, et teeme sellist ülevallalise nagu sündmuse. et see on ka, mis tegelikult noori käivitab. me annaks neile justkui sellise praktilise võimaluse tegutseda. aga, aga mul seisab selles mõttes suur töö, et ma neile kolmele noorele inimesele, kes on saatejuhtidega, ütlesin, et selle 1,5 tunni jooksul võib teil närv sisse tulla, jooksete ja kiilute kinni, see on täitsa tavaline. Täitsa tavaline, et meie teeme kogu selle klassiga tööd selle nimel, jagame gruppidesse need teemad, võtame siin 5-6 teemat ja ma aitan neile küsimusi kirja panna. et tõesti, kui tekibki olukord, kus jooksete omavahel kinni, et siis loete kas või need küsimused maha ja profid, kes kandideerivad valimistel, tulevad ja vastavad igast, nagu öeldakse, valimisliidust üks inimene on ju. et see nii nagu päris elus, me imiteerime seda päris valimisdebatti. see on väga tõsine töö, see on väga tõsine koormus, see on väga tõsine ülesanne. et ma loodan, et me teeme selle ja ma olen päris kindel, et me teeme selle väga hästi ära, aga noored saavad väga kõva kogemuse. aga las nad õpivad. see ongi see koht, kus õppida. kui eksib keegi, koperdab midagi, kui palju mina olen eetris koperdanud, ma ei tea, kas need salvestused on alles, ma ei taha isegi mõelda selle peale. aga see on mind, ütleme nagu harinud, ta on mulle andnud kogemuse, ta on andnud mulle hiljem enesekindluse, nagu spordiski, et kui sa eksid või kui sa kaotad, siis üks kaotus võib sind palju rohkem õpetada kui üks võit. ja sama on ka eetris, ütleme, kui noortele anda praegu see võimalus, siis nad saavad oma eluks väga tugeva kogemuse, millest nad võivad hiljem rääkida. nii et vaatame, kuidas see välja tuleb. nii me teeme siis selle ürituse 9. oktoobril. siis on näited siin, koolikaja on meil siis koolimeediumi nimi ja 12 numbrit on meil ilmunud praegu on ju. ja meil on siin niisugused näited, meediakursus käis ka väljasõidul Delfis ja Tallinna Teletornis, millest ma ka rääkisin, nii et saime seal väga palju selliseid uusi kogemusi ja uusi teadmisi, nii et tegelikult on olnud hästi huvitav. ja ma olin siis ka nende Erasmus rahadest sai ka osta koolile kaamera ja tegelikult tegime ka koolile uue raadiosõlme, et meil on ka oma raadio koos kõik mikrofonide ja kõlaritega ja puldiga, nii et selles mõttes on selline tehniline ettevalmistus päris hea. et võib-olla eesmärk ongi ka see, et see, mis on sulle huvitav, see, mis sind käivitab, see käivitab ja on huvitav ka noortele. ega noored on väga särtsakad, noored väga täpselt tajuvad ära, kas sa räägid õiget asja, kas sa tead asjast midagi ja panevad sind proovile, testivad. nii et selles mõttes on minul hästi huvitav nende noortega tööd teha. ja see mind ka lähendab koolijuhina noortega. ma tean oma auditooriumi. ma tean meie noori, ma tean nende vajadusi ja niimoodi vaikselt siis liigumegi. ja kõik sai alguse sellest, et ma lõin siis meedia valikaine tunni kui sellise ja sellega me siin üritame ikkagi väga palju ära teha. nii et ühest küljest on keerukas, aga teisest küljest ei ole ka. see on väga tore, et rääkida noortega, mis toimub meil tänapäeva meedias. sest ega see kool on ju väike ühiskonna mudel. siin midagi teistmoodi pole, täpselt samamoodi. nii et on huvitav. meil on tulnud ka mõned küsimused ja esimene küsimus on, kuidas motiveerida õpilasi? See on selline tavapärane küsimus ja kõik võib-olla tahaksid erinevate aineõpetajate käest ka teada, et kuidas tegelikult nende õpilaste motivatsiooniga on, et see on põhiküsimus. Esiteks, kui juba õpilane aineks valib endale meedia, siis järelikult midagi võib-olla tõmbab. Aga paljud õpilased ju ei tea, kas meedia ongi tema nii-öelda pärusmaa ja kas see on siis tema see teetassikene. Nii et selles mõttes ma ise tahan ka ja soovin, et oleks sellised motiveeritud õpimotivatsiooniga noored. Aga eks siis tuleb seda tundi üles ehitada põnevalt. Et minu selliseks
nagu mõtteks ja kreedoks on see, et kui sul on huvitav, kui sina teed asja huvitavaks iseenda jaoks, siis peaks ka justkui teistel olema huvitav. hea küll, et mul on võtta igasugused näited oma pika 30-aastase meediakarjääri jooksul. ma olen meediajuht olnud, reporter olnud, toimetaja olnud, et ma olen kõik tasandid tegelikult läbi käinud, et mul on neid kogemusi ühest küljest nagu varnast võtta, aga teisest küljest on ikkagi uus olukord, sest auditooriumiks on ju noored inimesed, 16-aastased, 17-aastased ja seal tuleb natuke teistmoodi suhelda nendega. nii et ma arvan, et tuua selliseid praktilisi näiteid, mis neid huvitab ja suunata ikkagi nad nendele radadele, mida sa ise oled nagu ette seadnud, et see kõik sõltub ikkagi väga palju iseendast ja kui sul õpetajana ei olegi nii suurt kogemust, siis ikkagi lähtu iseendast, oma mõttemaailmast, sest sa ei saa ennast paremaks teha, sa ei saa ennast targemaks teha, sa ei saa tegelikult võtta neid kogemusi, kui sul ei ole. aga, aga noortega tuleb aus olla, noortele tuleb ka kohe tegelikult nagu öelda ka, et noh, et millised on sinu kogemused, et mis sina nagu eelistad ja mis sina tähtsaks pead meediat tarbides eelkõige ja siis juba, kui sa tarbid, siis sa tegelikult annad välja ka. et see järgmine küsimus on tulnud ka, et kuidas õpetada noortele sotsiaalmeedia kohta, kui nemad on selles asjas tõenäoliselt palju pädevamad. just nimelt, et siis tuleb ka aus olla ja öelda, et noh, et ma näiteks TikTokis ei käi, noh, mul isiklikult TikToki konto on olemas, aga õpetajal ei pruugi seda olla, siis tulebki lahtiste kaartidega mängida. ega siis noored, nemad ju jagavad seda matsu, eriti just tehnoloogilist matsu väga hästi. ja sa ei saa ennast targemaks teha, tõsi. ja püsi siis nagu oma pädevuste piirides ja räägi siis seda, mis on sinu trump, sest alati pead sa, kui ma lähen teen väikse viite nüüd spordimaailma, et kuidas keegi võidab, keegi kaotab, on ju. et tegelikult keegi on andekas mingis osas ja ta on tugevam ja tal on mentaalne, vaimne, ütleme, valmistus väga tugev, siis ta tegelikult rõhub oma tugevatele külgedele ja vaikselt aitab nõrku järgi. Nii käib see, ütleme siis sellises tippspordimaailmas. aga miks siis õpetajamaailm teine on, et sa oled tugev ühes valdkonnas ja sellepärast oledki õpetaja, lähedki klassi ette õpetama, siis sa vajutadki neid pedaale, kus sa oled tugev. aga õpilastele väga meeldib ka see, kui sa tunnistad, et vot seda ma ei jaga, mul ei ole huvi ka selle vastu olnud, aga sotsiaalmeedia on ju tulnud, et jääda. nii et selles mõttes võiks teha õpilased endast partnerid. See on just väga kaval mõte. Ja nii on ja siis tegelikult ja teine eesmärk, mis mul vähemalt on see, et ma tahaks ja ma suunan neid ju meediat tarbima. et isegi vaikselt mõtlen, et kui nendest noortest keegi lõpuks lähebki ühte suurte meediamajja tööle, et see on suur võit minu jaoks. ma vaikselt niimoodi mõtlen selle üle. aga see ei ole ka nagu põhieesmärk, on ju, aga vaatame, mis neil külge jääb ja mis neil külge ei jää. ning noh, ja siis ongi, et siis on küsimus ka, et kuidas selleteemalised tunnid huvitavaks teha. noh, et ongi, et lähtu iseendast, vaata, too näiteid, kasuta auditooriumi abi, õpilased ise pakuvad välja ka teemasid, et sa gruppides panna tööle midagi ja nii ongi, et põhikreedo on see, tee tund selliseks, mis sind kõnetaks, mis sulle korda läheb, siis ta suure tõenäosusega läheb korda ka noortele. ma just täna tegelen valimiste teemaga ja võta, mis siis tähendab kohalikud valimised ja kui palju siis kohalikud valimised erinevad näiteks üle-eestilistest valimistest ja kuidas seda meedias kajastatakse. võtan need teemad ette, et ise, mul on ka see ju ikkagi selline natuke võõras teema, aga noori see kõnetab, nad väga tahavad sõna sekka öelda, sest nad elavad ju Kohila vallas konkreetselt ja neid huvitab see, et Kohila vallas oleks elu parem ja siis ongi, et siis tuleb valima minna, sest noorte gümnaasiumi osas me seda meediat teeme. nii et ma arvan, et siin piire ei ole, tuleb ise mõelda, ise katsetada ja tegelikult see on ju vana lause, et teisi õpetades õpid ka ise. nii et õpetage ja õppige. aitäh teile!